Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meiega. Täna on jutluse aluseks, nii nagu teistelgi selle kirikuaasta pühapäevadel kuuldud epistel, ehk siis lugemine apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 3. peatükist, kus apostel ütleb, sest Jumala kaastöölised oleme meie, Jumala hoone, Jumala põllumaa olete teie. Issand, pühitse meid tões. Sinu sõna on tõde. Räägi, Issand, su sulane kuuleb. Aamen. Head sõbrad, apostel Paulus kõneleb selles täna jutluse aluseks olevas kirjakohas või perikoobis Jumala kuningriigi levitamisest ja koguduse vaimulikust ehitamisest või kasvatamisest. Ja ta teeb seda kasutades vaheldumisi 2 võrdpilti, kasutades neid läbisegi. Esimene on siis põllu harimine, kus on vaja istutada ja kasta. Ja küllap on veel muidki töid, mida siin otsesõnu ei nimetata. Olgu siis pinnase kobestamine, umbrohu kitkumine. Igal juhul on tööd ja vaeva omajagu. Ja teine võrdpilt on siis hoone ehitamisest, kus kõigepealt rajatakse vundament, siis konstruktsioonid ja lõpuks tuleb siis viimistlus, kus võib kasutada üsna erinevaid materjale. Siin nimetatud kullast ja hõbedast kuni heinte ja õlgedeni välja. See on siis see, mis lõpuks kõigile silma paistab, mida kõik saavad arvustada ja hinnata, aga algab kõik ikkagi vundamendist. Ja kui meie tänane lõik sellest apostli kirjast või perikoop muide tähendabki kreeka keeles välja lõigatud tükki ühest suuremast tervikust, mis lugemiseks on antud. Ja kui see algab sõnadega nõnda, siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Siis ütlen ausalt, et kui ei teaks, mis eelneb ja millest apostel enne on rääkinud, siis esimese hooga tahaks aposliga vaidlema hakata. Et kas me siis ikka saame öelda, et ega ei olegi midagi see, kes istutab ja see, kes kastab. Et inimeste töö ja panus ei tähenda midagi ja Jumal ise hoolitseb oma kiriku kasvatamise ja oma kuningriigi levitamise eest. Küllap praeguses tarbijakeskses mentaliteedis oleks ju nõnda üsna mugav mõelda. Et näed, küll Jumal hoolitseb asjade eest, küll ta hoolitseb oma kiriku ja koguduse eest. Ja ega mina ei peagi siin ülemäära muretsema või mõtlema, kes need Apollosed ja Paulused siin on, kes külvavad, istutavad ja kasvatavad. Küllap me oleme kuulnud seda lugu, kuidas üks vaimulik on külas tuttaval lossihärral ja pärast head lõunasööki jalutab tema aias ja imetleb seda kaunist aeda ja õhkab taeva poole. Armas Jumal, imeline on sinu kätetöö. Millise ilusa aia sa oled meile hingekosutuseks ja imetlemiseks andnud. Ja aednik, kes seda siis kuulma juhtub, ütleb, et oleksite te püha isa seda kätetööd näinud möödunud aastal, kui issand üksi selle eest hoolitses ja aednikku polnud.
Me võime ju aeg-ajalt olla tänulikud ja imetleda kõike seda, mis Jumal meile on kinkinud, ka vaimses mõttes. Näed, kuidas ta on kirikul ja kogudusel lasknud püsida üle pikkade aastate ja aastakümnete ja aastasadade. Kuidas me võime olla tänulikud ka selle Jaani kiriku eest, Viljandi kõige vanema pühakoja eest. Aga kui hakata mõtlema, kui palju on neid inimesi olnud, kes siia oma hoole ja armastuse on andnud ja ka väga keerulistes olukordades. Just nädal tagasi oli juttu 2 koguduse liikmega, kes mäletavad selle kiriku taastamise lugu ja rääkisid, kui noatera peal olid need vaidlused toonaste linnavõimudega. Kui toonane muusikakooli direktor oli risti vastu sellele, et siia võiks kogudus tulla, ainult kontsertsaal peab saama ja neid oli teisigi, siis muidugi oli see Jumala ime, aga teiselt poolt ka inimesed, kes isegi võimatutes olukordades julgesid selja sirgu ajada ja teha Jumala riigitööd. Jah, issand hoolitseb kindlasti oma kiriku ja koguduse eest. Aga ta teeb seda mitte üksinda, vaid meie inimeste kaudu. Paulus räägib siin 1. Korintuse kirjas iseendast ja Apollosest kui õpetajatest ja vaimulikest juhtidest, kes harivad kogudust kui Jumala põllumaad. Ja kui natukene eest ja tagantpoolt lugeda, siis selle 1. Korintuse kirja üks peamine probleem, mille pärast Paulus on üldse sule haaranud, et kirjutada, on see, et see kogudus on lõhenenud. Ja seal on erinevad asjad, mille pärast ta on lõhenenud, aga üks on see, et kogudus on jagunenud erinevate vaimulike juhtide ja liidrite ümber. Ühed on siis Pauluse enda, kes on selle koguduse rajanud, nii-öelda fännajad või pooldajad. Ja siis on tema järel tulnud sinna Apollose nimeline õpetaja, kelle haritust ja kõneosavust samuti hinnatakse. Ja neid mängitakse siis üksteise vastu välja ja nagu Paulus siin räägib, ühed ütlevad, mina olen Pauluse mees ja teised ütlevad, mina olen Apollose mees. Ja õieti see on ka see põhjus, miks Paulus meie tänast perikoopi alustab nende sõnadega ja ütleb, et lõpuks meie teeme nagu istutaja ja kast ja kumbki sama tööd Apollosega. Ja nõnda lõpuks ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Ehk siis siin ei ole tahetud öelda, et need istutaja ja kastja võiksid oma töö tegemata jätta või et nad olulised ei oleks. Aga neid ei saa tervikust välja võtta ja hakata üksteise vastu mängima. Ma täna sellele samale tekstile jutustasin ja pidasin jumalateenistuse Viljandi Pauluse kirikusse. Ja pärast sealne juhatuse esimees tuli ja ütles, et jah, sul oli väga mõtlema panev jutlus. Et eks meil ikkagi kipub ka vahel olema nii, et on Paulus ja Apollos. Ma siis ütlesin talle, et meil ei ole Paulus ja Apollos, vaid on Paulus ja Jaani. Need rõhuasetused võivad olla natukene mujal. Et mis sa selle Apollo kinoga ikka võitled ja võistled, ei kanna välja. Aga teinegi kord, nagu elus ikka, saavad omavahel rivaalideks just need, kes tegelikult on sama asja eest väljas. Ja see on midagi, mille eest siin hoiatatakse, aga veel kord, see ei tähenda seda,
et kogudused või kristlased oma osa saaksid ja peaksid andmata jätma. Ja kui, nagu ma viitasin sellele, siin on otsesõnu juttu koguduse juhtidest, kes siis harivad kogudust kui Jumala põllumaad, siin apostel ütleb üsna selgelt, meie oleme siis Jumala kaastöölised, teie olete Jumala põllumaa, siis ei tohiks me siit teha seda järeldust, et kogu vastutus on ainult vaimulike juhtide, piiskoppide, preestrite, teoloogide peal ja nii-öelda tavalised koguduse liikmed on siis üksnes see passiivne põllumaa, kes ootavad, et neid kobestataks ja kastetaks, toetataks ja aidataks. Sest see on ikkagi vaid üks pilt. Mujal teisal näiteks räägib Paulus kogudusest kui Kristuse ihust, kus igal liikmel on oma roll, oma ülesanne. Ja küllap just ka selle rolli avastamine ja enda kanda võtmine ongi see esimene küsimus, mis meid kõiki puudutab. Ehk siis küsimus, kuidas Jumal mind kasutab oma kirikus ja konkreetsemalt siin Viljandi Jaani koguduses. Ma mõtlen neid, kes me oleme selle koguduse liikmed. Kas ma tean, milline on minu osa ja panus oma koguduse ellu? Kas ma annan selle osa rõõmu ja innuga? Kas ma vajan ja saan selle rolli täitmisel ja oma osa andmisel ka juhendamist, tuge, abi, eestpalveid? Sest ega ei ole ju võimalik ka niisama tulla ja hakata mingit rolli täitma, kui keegi seda mulle ei usalda ja mind ei juhenda. Kõik need küsimused tänane pühapäev meie ette ka seab. Oma koguduse strateegias oleme ühena 5 peaeesmärgist sõnastanud, et koguduse liikme kui vaimuliku teenuse tarbija asemel tõstame fookusesse koguduse liikme kui aktiivse Kristuse tunnistaja, Jumala kuningriigi kaastöölise ja missionäri. Ehk siis kogudus, nii nagu seda näeb Uus Testament, ei koosne liikmetest, kes tulevad ja tarbivad siin mingeid teenuseid ja siis pärast arutlevad, kas nad on Apollose või Pauluse poolel, vaid ta koosneb nendest, kellel on oma roll, oma vastutus, oma koht selles organismis, selles Kristuse ihus, selles Jumala kuningriigis. Veel kord see tähendab, et me ei näe koguduse liikmetes pelgalt inimesi, kes tulevad osa saama jutlusest, sakramentidest, hingehoiust, vaid ka neid, kes võimestavad ja võimendavad koguduse missiooni täitmist, erinevaid teenimisvaldkondi, kes jagavad vastutust ning toovad oma ressursid, aja ja ainid Jumala ja koguduse teenistusse. Ehk teisisõnu, me igaüks mitte ei käi kirikus, vaid me oleme kirik. Ja me igaüks oleme kutsutud mitte pealt vaatama, kuidas Issand üksinda oma aia eest hoolitseb, vaid looma koos temaga ilu, elu, usku, lootust ja armastust siin maailmas. Ka peapiiskop Urmas Viilma kõneles oma jaanuarikuus vaimulike konverentsil peetud ettekandes sellest koguduse ilmikliikmete kaasamisest koguduse töös. Ja ta viitas sellele, et meil on Eestis arvukalt kogudusi, kus mitmel pühapäeval kuus ei toimu jumalateenistusi, sest vaimulikku pole kohal. Ei ole vaimulikku, kes elaks seal, teeniks ainult seda kogudust, vaid ta käib siis võib-olla mõnel korral kuus. Ja peapiiskop ütleb, et valus ja silmi avav diagnoos sellisele olukorrale on ka see, et me oleme jätkuvalt pigem vaimulikele keskendunud kirik, mitte kogudusele keskendunud kirik. Kui vaimulikku ei ole, ei tähenda see, et ka kogudust pole.
Koguduse liikmete aktiivsem kaasamine ei vähenda vaimuliku ameti kaalu, vaid toetab koguduse elujõudu. Ja see on ka kasvavate koguduste kogemus. Vaimulik amet jääb oma sakramentaalse ja õpetusliku vastutusega, ent me peaksime pöörama tagasi olukorra, kus kogudus on taandatud publikuks. Ja üllataval kombel just seal, kus kogudus taandub publikuks, hakkavadki need, võiks öelda, ühtede ja teiste staaride fännamised. Sest kui sa istud teatris või kontserdisaalis publiku hulgas, siis sa lähed pärast koju ja arutled, kuidas see etendus sulle meeldis, millises teatris on paremad lavastused, milline näitleja tegi tipprolli, aga milline mitte nii väga. Aga kui sa oled ise osa lavastusest, olgu kas või valgustajana või riidehoidjana või laulad kooris, siis tõenäoliselt ei ole sul aegagi hakata nende teiste osatäitjate sooritust hindama ja võrdlema, vaid sa keskendud sellele, et sinu enda osa saaks antud parimal võimalikul viisil. Sa oled siis tõstetud või astunud publiku hulgast nii-öelda püünele. Püünele siis mitte selle sõna mingis rambivalguse tähenduses, aga nende hulka, kellest selle õhtu kordaminek sõltub. Ja samas tähendab selline kaasatus, rollide, ülesannete ja vastutuse jagamine kirikus ikkagi ka selle mõistmist ja teostuda laskmist, et viimselt ja lõpuks ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Mida see siis tähendab? See tähendab tõdemust ja äratundmist, et kogudus ei ole esmalt meie eneseteostuse, meie strateegiate, meie plaanide, meie unistuste ja loovuse realiseerimise keskkond, vaid see on Jumala põllumaa ja tema hoone. See tähendab Jumala ligiolu teadlikku väärtustamist ja seda palvet ja igatsust, et Jumal tegutseks koguduse keskel, koguduse kaudu ja koguduse heaks. Ja see igatsus Jumala lähedalolu ja tegutsemise järele tähendab praktiliselt ju seda, et meie teenimine saab oma suuna, oma jõu, oma visiooni, oma eesmärgistatuse altari juurest. Pühapäevasest jumalateenistusest, kus me tuleme kuulama Jumala sõna ja laseme pühimas altari sakramendis Kristuse murtud ihul ja valatud verel liita meid üheks koguduseks ning pühaks kristlikuks kirikuks. See tähendab praktikas ka seda, et me jagame omavahel kas või kiriku kohvil seda, mida Kristus meile oma sõnas ja sakramendis on andnud. Kuidas ta meid on juhtinud ja meie palvetele vastanud. Mul endal Jaani koguduse vaimulikuna on väga hea meel, et me koguduse juhatusega koguneme lisaks koosolekutele kord kuus ka vaimulikuks osaduseks, kus me jagame oma elu sündmusi ja vaimulikku teekonda. Loeme koos piiblit ja otsime sealt palves Jumala tahet iseenda ja oma koguduse jaoks. Ja oleme jaganud omavahel ära ka olulised valdkonnad ja algatused koguduse elus, mille eest keegi meist järjepidevalt palvetab. Minu jaoks on selline vaimulik häälestus koguduses ääretult oluline ja ma ei kujuta täna üldse ette olukorda, kus kogudust juhivad inimesed, kes kord paari kuu tagant kokku sõidavad ja hakkavad siis koguduses asju otsustama ja juhtima. Vaid oluline on, et me tõepoolest otsime Jumala tahet, igatseme tema lähedust ja tema tegutsemist koguduse keskel. Ja tõepoolest ka kogeme ja jagame seda ning toome talle tänu kõige eest, mida tema meie keskel teeb.
Niisiis, see, kes kastab ja see, kes istutab, nad ikkagi on midagi. Aga nad teevad sama tööd ja ehitavad sellele alusele, mis meile on juba pandud. See on Jeesus Kristus. Ja võib-olla üks mõte või tähelepanu juhtimine veel ka tänasest evangeeliumist, kus Jeesus ütleb, et üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Väga sagedasti me Jumala riigis ja koguduses lõikame seda vilja, mida on külvatud enne meid. Kui mina tulin Viljandisse 21 aastat tagasi, siis ma oma eelkäijate vaeva ja töö viljana sain väga heas korras kiriku koos abiruumidega. Mul ei ole tulnud hakata siin tegelema läbitilkuva katuse parandamiseks vahendite otsimisega või selle mõtlemisega, kus kohas saaks pühapäeval kohvi keeta või WC-s käia. Ma sain ka arvukalt ka suure, paljus just keskealistest ja noortest inimestest koosneva koguduse. Täna ma küsin ja mõtlen, mida ma jätan ja minu meeskond endast siis, kui tulevad teised. Mida hakkavad nemad lõikama, mille kallal meie oleme vaeva näinud. Ega ilmselt igale põlvkonnale, nii nagu ei ole igale põlvkonnale antud võimalust ehitada üles Eesti riik nullist. Nii ei saa ka iga põlvkond olla osaline näiteks kiriku taastamises. Aga ometigi ei tahaks ma kuidagi seda, et me lihtsalt, mina oma ametiaja või koguduse juhtorganites inimesed, tiksume oma aja ära, teeme siin mõned toredad tegevused ja oleme rahul, et kirik ja kogudus päris kinni pole pandud, las siis tulevad teised ja vaatavad, mis edasi saab. Üks on selge. Ka meil tuleb teha oma töö ja anda oma osa selleks, et need, kes tulevad meie järel, saaksid lõigata meie vaeva vilja. Ja ma ei räägi siin, nagu te aru saate, sugugi mitte ainult kiriku hoone juures läbi viidud remontidest, vaid ka vaimsetest ja vaimulikest protsessidest. Andkem siis iseendid ja oma teenimine ja töö Jeesuse Kristuse armu ja õnnistuse alla. Ja isegi kui me alati päris täpselt ei tea, kuidas tema meid kasutab ja milline see võiks olla täna või homme, siis me saame esiteks paluda, et me tema rajatud alusest kunagi kõrvale ei kalduks, vaid sellel püsiksime. Ja teiseks, et me oleksime Jumala vaimu juhtimisele, juhendamisele ja valgustusele avatud ja kuulekad. Et me tõesti igatseksime seda, et Jumal tegutseks ka meie koguduse keskel ja meie kaudu. Kiidetud olgu Jeesus Kristus ikka ja igavesti.